we've come a long way since 2005. From a bold vision to a global movement. From zero to more than $300 million in revenue. But in the bigger picture, we are just getting started. The potential is enormous. In the coming decades, the omega-3 market will be worth around $200 billion. In every category, there's always one player who takes the lead and owns the space. Who will own test-based personalized nutrition? Many factors will play a role, but one thing stands above the rest. Ambition. Zinzino's ambition is grand. $1 billion in sales in the next 3 to 4 years. 20 million customers by 2035. 100 million customers by 2050. But numbers alone won't get us there. Your ambition will. Your state of being, your decision to build the life and business you once only imagined. Your desire to change people's health for the better. Your discipline to show up every single day. Even when it's tough. Especially when it's tough. Ambition brought us here. Ambition will take us there. Et teha on nagu jube palju, aga lõpuks ikkagi midagi justkui tehtud ei saa, või kuidas te hindate täna oma ajalisi võimalusi veeta aega perega ja ma ei pea siin silmas ainult seda, et kui palju teil on päevas tunde koos, vaid kui on näiteks plaan minna reisile, et kas on võimalik minna reisima ja nii edasi, et kui te seda vasakut menüüd nagu praegu vaatate siin, et mõelge, mis on teie jaoks võib-olla sellised 3 valdkonda, mis hetkel tunduvad kõige kriitilisemad, kus te tahate kõige rohkem muutust, sest nii palju, kui mina olen erinevate inimestega nagu suhtlen, siis mis seal jooksevad välja, põhiasjad on tegelikult terviseteemad kõnetavad, see oli ka meie teema 15 aastat tagasi, kui meil oli täielik läbipõlemine oma ettevõtlus nii-öelda siis väljakutsete raames, küll olid terviseprobleemid, küll olid muud jamad, rahaprobleemid ja nii edasi. Ja kui te vaatate seda, siis järjest rohkem millegi pärast viimastel aastatel mulle tundub ka see, et kuidagi perekonnad kipuvad laiali minema väga kergesti, ehk siia peaks võib-olla ühe kategooria juurde panema uus elukaaslane. Et nii naljakas, kui see ei ole. Kui nüüd mõelda selle peale, et miks toimub väga palju perekondade lagunemisid, ma arvan, et siin on paljuski need samad asjad, et küll on finantsprobleemid, pole oma aega, on see siis reisimine või mis iganes. Ehk et mis on see, mis teid täna kõnetab? Ja kui ma täna käin need Zinzino erinevad võimalused läbi, et vaata, et kas sa näed, et mõne sinu soovides saaks Zinzino aidata sul ära realiseerida või tuua vähemalt muutus või hakata teises suunas nagu liikuma. Kui ma mõtlen täna Zinzino peale ja kogu selle testi ja teaduspõhise toitumise kontseptsiooni peale, siis tegelikult see on see, mis on mind hoidnud Zinzinos viimast 14 aastat. Nii nagu ma ütlesin, meil oli läbipõlemine, mul olid naisel olid terviseprobleemid, mul olid lapsel tõsised terviseprobleemid, laps istus haiglas ja nii edasi. Ja justkui lahendust ei olnud, et lapsel torgati kõrvakilest kogu aeg läbi, et mäda pääseks välja, lõpuks oli oht juba kurdiks jääda, tehti siis erinevad operatsioonid, et lapse nii-öelda kuulmist päästa. Ja siis sa oled nagu sükses olukorras, et tegelikult sa oled nagu valmis kõike proovima ja sellel hetkel, kui mulle tutvustati Zinzino Balance testi, siis mina tegin kohe automaatselt kogu perele testid ära. Et mulle tundus see kõik nagu nii loogiline, et me oleme see, mis me sööme ja ei ole nagu see, et ma ei tea, sülitan topsi või midagi ja mul tuleb kohe mingi raport, vaid ikkagi kõik analüüsid saadetakse maailma ühte juhtivasse teaduslaborisse Vitas, mis asub siis Oslo teaduspargis. Ja kui ma sellesse testi hakkasin süvenema ja hakkasin nägema, milliseid mustreid seal meie perekonnas välja tuli toitumise baasil, siis ütlen ausalt, et ma olin Oomek 3-11 kuulnud, aga Oomek 6 info oli minu jaoks täiesti mööda läinud. Ja kui ma sain aru, et üks tekitab põletikku, teine võtab põletikku maha ja kui me vaatame täna inimesi keskmisi tulemusi, kus see peaks olema 3-1 või alla selle, siis Euroopa on 15-1, USA on 25-1 ja tegelikult ka enamus täna Eesti laste tulemused on 25-1, mis tähendab seda,
et tegelikult meie toitumine on nagu täiesti tasakaalust väljas. Ja kui me vaatame, milliseid erinevaid probleeme see tekitab, siis siin all on lihtsalt mõned välja toodud. Meie peres see väljenduski naisel päikseallergiad, kroonilised põiepõletikud, laps oli allergik, keskkõrvapõletikega haiglas, endal olid uneprobleemid, energiat ei olnud. Ehk kõik siuksed asjad nagu ja kui ma seda testiraportit nagu uurisin ja ta keskendub just nagu toitumise tasakaalule ja mis sealt välja tuli, oligi see, et ei ole nagu Zincino kontseptsiooni mõte ei ole see, et hakka kasutama 7 toidulisandit. Ei, kõigepealt vaata, mida sa saad igapäevast toitumises muuta. Ja kui sa näed, et sul on milleski defitsiit, siis aita see kehas ära korvata mõne kvaliteetse toidulisandiga. Ja ilmselgelt meil olid suured omega-3 defitsiidid, meie pere testid olid 12–21 ja me hakkasime kasutama siis Zincino Balance oli ja mis oli nagu äge kogu selle asja juures? Üks asi oli see, et numbrid läksid tasakaalu, nii nagu teadus soovitab 3:1 või selle lähedale, aga tervis muutus poole aastaga. Ja see oli nagu minu jaoks siukene nagu, võiks öelda siuke ühtepidi nagu mõtlema panev, et mitte ükski arst ei soovitanud kunagi teha kas või mingit elementaarset asja D-vitamiini testi või rääkimata rasvhapete testist või muust testist. Keegi kunagi küsin, mida sa sööd isegi või soovitakse elementaarseid asju, ma ei tea, D-vitamiini, oomegat, mitte midagi nagu. Ja mille puhul on siis Cincinol täna see tagasiside tegelikult on nagu nii hea ja ma usun, et kes te täna olete kuulamas ka külalisena, kes võib-olla kuuleb esmakordselt Cincinost, kes on varem midagi kuulnud, andke endale võimalus. Olge uudishimulikud, kui te tahate teada, mis teie kehas toimub, ja kõige õigem on teha testi siis, kui sa veel ei tunne, et sul on mure või probleem. Sest kui me vaatame ükskõik milliseid tervisenäitajaid, siis tegelikult kõik tervisenäitajad lähevad allamäge. Absoluutselt kõik tervisenäitajad lähevad allamäge. Ehk inimeste tervis on suuremas ohus kui kunagi varem ja kõige parem on ennetada probleeme ja Zincino Balance test aitab seda paljuski teha ka. Ja miks see tulemus on nii efektiivne Zincino kontseptsiooni puhul on see, et punkt 1 inimesed korrigeerivad toitumist, aga punkt 2 on see, et paljusid tooteid kasutatakse tegelikult vastavalt kaalule, vanusele ja elustiilile. Ei ole niimoodi, et kõik kasutavad seal, ma ei tea, 1 kapsli või joovad 5 milliliitrit, vahet ei ole, kas ma annan seda toodet oma 5-aastasele lapsele, naisele või minule. Et ilmselgelt meie kõigi kehakaalud on erinevad, järelikult ka see vajadus tarbimiskogustes on erinev ja seda enamus brändid kahjuks täna ei tee. Ehk et selle koha pealt me võime öelda, et Cincinol on täna maailma kõige enim testitud ja kõige efektiivsem toode ühes tervise jaoks kõige olulisemas sektoris, kui me räägime rasvhapete tasakaalust ja omega-6-st, omega-3-st, sest 95% inimestest, kes on teinud kordustestid, on saavutanud tasakaalu 3:1 või selle lähedale. Mis on äge, on see, et see omega-6 ja 3 tasakaal on alles selline nagu esimene samm parema tervise juurde, et nagu siin näha on, neid teste on erinevaid. Võin öelda, et mina olen endale ka kõik need 4 testi ära teinud ja Balance õli on meie peres igapäevases tarbimises, lisaks on Extend, mis toetab siis immuunsust. Protect on siuke põnev toode, et kui mina näiteks tunnen, et mul hakkab mingi viirus või siuke külmetus või miski nagu külge tulema, et mul tavaliselt nina hakkab nagu tunda andma, siis ma hakkan kohe võtma Protecti. Eks see on pigem siuke immuunbooster. Sinosain, D-vitamiin, magneesiumiga, no nüüd on päikest. Enamus ajast Eestis päikest ei ole, ja isegi kui meil väljas on päike, aga me oleme ise toas või käime siis, ma ei tea, pikkade riietega ringi, siis tegelikult me D-vitamiini ei saa ja magneesiumi defitsiit on niikuinii kõigil, et tegelikult see Sinosain samamoodi võiks olla igapäevases tarbimises. Multify on lastele mõeldud vitamiinid, mineraalained, meie pisipoja absoluutne lemmik. Ta nimetab seda vitamiinikommiks ja tarbib seda siis nii hommikul kui õhtul. Spirulina, Sinogen, Viva on samamoodi ülikihvt toode, kellel on siis probleeme unega, ärevusega, stressiga, keskendumisega, ka närvipõletike puhul on väga põnev tagasiside olnud sellega ja nii edasi. Ja siis spiruliinat on ka siis, on vedelal kujul siin see sinine pudelike paremas servas. Nagu te näete, enamus toodetel on plussnime taga või siis vegan sildikesed, mis tähendab seda, et Cincino tooted on väga puhtad, kõigil millel on plussmärk taga, tähendab see on 100% looduslik, naturaalne, sa ei pea muretsema. Enamus tooted on siis tehtud tegelikult loodusliku päritolu toorainest.
ja viimane rida on soolestiku tervis, Synobiootik X3, mis siis on kurkumi ja musta pipra baasil. Lean Shake on teinud imet inimestega, kes on soovinud kaalu langetada. Mu oma naine ühel hetkel tegi selle challenge'i läbi, meeletu muutus kõigest poole aastaga. Ma olen ikka viskanud nalja, et kui ma olen neid pilte näitanud, millise muutuse naine läbi tegi, siis võiks öelda, et ma sain uue naist vahetamata. Ja mitte sellepärast, et ta langetas kaalu, vaid pigem, kuidas see mõjus tema enesetundele, et see oli nagu kõige olulisem. Energiapatoonikesed, ülimõnus vahepala. Teinekord sõidad kuskile ja paned lihtsalt ühe sükse kvaliteetse patoonikese hinge alla. Kollageen, võiks öelda üks viimase aja kõige ägedamaid uusi hittooteid, väga hea tagasiside. Endale meeldib samamoodi võtta inimesed, kes on teinud pilte ja soovitan ka, et kes hakkab kollageeni kasutama, tehke pilt kohe nii käe nahast kui ka näost enne ja pärast, et 10-15 päevaga on täiesti uskumatuid muutuseid. Ja samamoodi Skin Serum ja Hans & Heidi, siis meie näohooldussari, ehk et tegelikult, nagu te näete, tooteid on absoluutselt igale maitsele. Siis üks toode, mida ma siin tahaks veel välja tuua, lisaks siis sellele pika veresuhkru testile on tegelikult Gut Health test, mis on üks, võiks öelda, tänase päeva kõige innovatiivsemaid soolestikuteste. Ei ole vaja minna kuskile, nii nagu need vanakooli soolestikutestid, et lähed lased piltlikult öeldes ühe vinge asja purki ja viid laborisse, öeldakse, kes su sees elab, siis Synsino Gut Health test, mis töötati välja 6 aasta koostöö tulemusena koos Viitase laboriga, on väga lihtne, 2 veretilgast, sa näed täpselt ära, kuidas su soolestik töötab, kuidas su mikrobioom funktsioneerib, kas on keha stress, kuidas on sul energiaga lood ja nii edasi ja väga lihtsad ja väga praktilised soovitused. Ehk kogu selle Synsino nagu, ütleme, see vundament tegelikult baseerub testimisel, toitumise korrigeerimisel ja siis kvaliteetse lisatoidu lisamisel kvaliteetse toidu lisandi näol. Ehk tegelikult toidulisand ei ole midagi muud kui lisatoit, võiks öelda, et nagu te näete, kui nad on vegan baasil looduslikud, järelikult on kvaliteetne tooraine ära pakendatud inimesele lihtsalt mugavalt tarbimiseks ja näiteks see sama Extend, et räägitakse, et inimene saab kõik toidust kätte. Teoreetiliselt on see võimalik, aga selleks, et saada samad ained kätte, mis on näiteks Extend Plus, siis peaks inimene iga päev ära sööma 9 kilogrammi mingeid juurikaid, seemneid, juurvilju, puuvilju, jumal teab mida. Ehk tegelikult reaalselt väga keeruline. Ehk et siin on niisugune lühiülevaade Synsino toodete kontseptsioonist. Olen näinud inimeste tervise muutuseid, võiks öelda 2 nädalast kuni aastani tagasiside selline, mida enam sinised ei usuks ja suure tõenäosusega võin öelda, mul oleks ka endal väga raske uskuda, kui ma ei oleks ise nagu kõrvalt kõike näinud, kus sisuliselt sõber mädaneb üle kere ja 7 kuuga on mehe nahk hoopis teise ilmega ja elukvaliteet ja rõõm tuleb inimese silmisse nagu tagasi. Ja mis Synsino pakub? Synsino pakub tegelikult inimestele võimalust luua endale vaba tarbijakonto, kliendikonto, nii nagu me tellime täna kinopeleteid kuskilt, nii nagu paljud inimesed tellivad omal mujalt maailmast, kes riideid, ma ei tea, Temu, AliExpressid, mis iganes, iHerbid, Amazonid, siis Synsino on loonud online veebikeskkonna, kus igal inimesel on võimalik endale kvaliteetseid tooteid tellida, saavad inimesed luua endale konto, kui inimene loob omal konto, läheb poe alla, saab testida üksikuid tooteid nii-öelda tavahinnaga. Kui inimene tahab aga saada teste soodushinnaga, tahab tooteid saada soodushinnaga, siis on erinevad premeerpakkumised ja premeerpakkumised annab inimestele punkt 1 suure allahindluse. Punkt 2, kui näiteks inimene võtab endale balance tooted koos Synsino balance testiga ja näiteks inimese esimene test on kohe korras, siis kliendile tagastatakse 100% tema ostusummast ja ta peab lihtsalt saatma avamata õlipudelit tagasi, ehk ta on saanud ühe õli tasuta, ühe testi tasuta, kui inimese test oli korras. Ehk kui te olete täna juba näiteks teadlik Omega 3 tarbija, ma soovitan testida. Testige, vaadake, kes teie tänane toode annab selle efekti ja tulemuse, mida tegelikult teadus soovitab, ehk 3-1 või selle lähedale, sest kui ta ei anna, siis ta asub oma toode välja vahetada. Kui on tipp-top tulemus, jätka seda, mis sa siiani teinud oled. Ehk et see on niisugune kliendi võimalus, mida täna Synsino pakub. Aga Synsino pakub ka palju enamat.
ja ta pakub ka tegelikult võimalust need samad inimesed, kes on omale kliendikonto loonud, siis me näeme igapäevaselt, kuidas me tegelikult kõik kogu aeg soovitame midagi. Kas me soovitame, ma ei tea, head juuksurit, küünetehnikut, näiteks mul siin ehitusmees oli ja siiamaani on, et ehitame Väli-Talja hobustele. Sõber tuli siia, ütleb, et tal on täielik häda käes ehitajaga. Ma ütlesin, mul on täna väga hea ehitusmees, teeb korralikult tööd. Küsis, kas sa võiksid kontakti jagada? Absoluutselt, läksime sinna, nad lõid omavahel kontakti. Kui ma saan inimest aidata, ma alati soovitan. Ma ei ole siuke, et ma hoian nagu kogu infot endale. Mida aga Zinzino pakub inimesele, kes kliendina täna tarbib toodet? Toome näiteks, et sa oled tootega rahul. Mis iganes see sind nagu aitas ja sa näed, et su sõbral on analoogne mure või mingi muu mure või inimene tahaks teada, mis tal kehas toimub, soovita inimesele, seda sama testi näiteks, soovita tal mõnda toodet. Ja kui sa kliendina soovitad inimesele toodet ja sa oled vähemalt 4 sõbral aitanud ta tervist parandada ja nad kasutavad samaväärset toodet kui sina ise, siis sa kliendina saad edaspidi oma toote tasuta, sa maksad ainult transpordi eest raha. Ehk et Zinzino premeerib ka kliente, kes soovitavad ja jagavad infot ja klient võib saada ka mitu toodet tasuta, et meil omal ajal siin oli üks äge proua, kes sai oma liigesed korda, ta soovitas kliendina 37 klienti, raha teda ei huvitanud, teenida ei tahtnud, koolitustel käia ei tahtnud, kõik oli jumala fine, aga ta oli meeletult hea siuke nagu inimeste tund ja andja tüüpi inimene ja kõigiga, keda ta infot jagas, näitas, kuidas ta enda tervis oli paranenud. Ta tegi 37 kliendi soovitust. Ehk et ülivõimas. Kui me aga vaatame ja mõtleme selle peale, et me läheme edasi siit, et näiteks lisaks võib-olla tervisele, paremale enesetundele, teil ka esimeste nende eesmärkide unistuste seas olid mõned eesmärgid, mis vajavad finantsilist muutust ehk kasvatada sissetulekuid, siis kui mõelda selle kogu Zinzino toote potentsiaali peale, siis eelmisel aastal tulid Zinzino välja maailma kõigi aegade kõige suurema ja kõige põhjalikuma teadusuurimustööga omega-6 ja 3 valdkonnas. Ja omega-3 on tegelikult maailmas üks enim tarbitud toidulisand. Ja siin hakkab mängu tulema ka tegelikult võimalus, kes on valmis jagama, soovitama, teisi aitama. Me võime teha seda kliendina, saades toote tasuta, või me võime ka astuda Zinzinoga koostöösse, soetades endale ärifrantsiisi, mis annab meile õiguse neid tooteid turustada ja meil on võimalik teenida läbi sellega lisasissetulekut. Peale seda, kui minu naine ja laps said tervised korda, ma sain aru, kui suur on selle toote potentsiaal globaalses mõttes. Sest kui 97% inimestest on defitsiidis, paljud seda teavad, aga enamuses arvavad, et nad saavad toidust piisavalt kätte, nad kasutavad mingit brändi ja nad loodavad, et tulemused on head, aga karm statistika näitab midagi täiesti teistsugust. Ehk et siin on tegelikult olemas ka väga suur globaalne ärivõimalus, sest täna, kui me räägime erinevatest trendidest, siis kindlasti testi- ja teaduspõhine toitumine on üks maailmas kõige kiiremini kasvavaid trende, sest järjest rohkem inimesed on uudishimulikud, kas see, mis ma teen, kas see täna töötab või enne, kui ma hakkan mingit muutust tegema, ma tahan teada, kas see päriselt töötab. Kas mul on seda vaja ja kui mul on seda vaja, kui ma tarbin, kas mul läheb midagi paremaks. Inimesed kasutavad igast erinevaid imeäppe, kellasid, sõrmuseid, mis mõõdab meie pulssi, meie, ma ei tea, südame, mis iganes näitajaid, meie une kvaliteeti, me kõik mõõdame. Miks mitte mõõta, mis tegelikult toimub meie sees raku tasemel, mida siis pakub täna Zinzino. Mis mind ühel hetkel otsemüügi juurde võiks öelda nagu, või tekitas rohkem uudishimu, oli see, kui ma lugesin Kiyosaki raamatut Rikas isa, vaene isa ja rahavoo kvadrant. Ja see rahavoo kvadrant andis tegelikult väga hästi arusaamise, et ma lugesin seda raamatut aastal 2010, kui ma õigesti mäletan, ehk ligi 16 aastat tagasi. Selleks hetkeks ma olin töötajasektorist välja liikunud ettevõtjasektorisse ja peale seda, kui mina omal ajal ülikooli lõpetasin, ma tegelikult peale ülikooli lõpetamist tulin siia maale elama. Me ostsime või soetsime naisega endale ühe vana talukõksi, kus hooned olid kõik nii kehvas seisus, et kõige paremas seisus hoone oli laut, kus elasid lehmad. Ostsime sinna 3 hobust, mõtlesime, me nüüd hakkame ettevõtjateks ja me enam palgatööle kunagi ei lähegi. Karm reaalsus oli see, et 7 kuu pärast olin mina palgatööl ja naine veel käis tollel ajal koolis
ja panin veel siis aastani 2001 kuni 2007 ma olin maamõõtja ja, ja tegin erinevaid detailplaneeringuid ja mul on kogu aeg olnud sihuke nagu võiks öelda sihuke väike ettevõtja soolikas sees, et tihtilugu inimesed ütlevad, et ma ei ole müügiinimene. Ka mina nagu arvasin peale seda, kui ma ülikooli lõpetasin, ma ei ole müügiinimene, et mul on raske inimestel müüa, ta. Aga lähme ajas tagasi, kui me olime 5-aastased, kui me olime 10-aastased, kui me olime 12-aastased, me kõik sebisime midagi, me kõik reeglina müüsime midagi, et saaks mingit taskuraha, kõik. Mina hakkasin 5-aastased, hakkasin taarat vedama, 7-aastased ma hakkasin kleepekaid kogu, müüsin kleepekaid, plekkpurke, punnvõrre, jalgrattid, kõike, terve elu kogu aeg müünud. Ehk tegelikult võiks öelda väiksest peale olnud sihuke väikest sorti nagu ettevõtja, sest tegelikult müük on ainuke, mis toob raha sisse. Aga selle väike ettevõtlusega on suht sama asi nagu olla palgatööline ja teinekord palgatööline on olla lihtsam kui väike ettevõtja, sest tööl on nagu see, et sulle töö antakse ette, sa teed oma töö ära ja sul on sissetulek on nagu küllaltki garanteeritud, kui selle ettevõttel läheb hästi. Kuigi täna palgatöö on ka väga riski business, järjest inimesi koondatakse, palkasid tõmmatakse alla ja nii edasi. Siis väikeettevõtjana sul veel raskem, sest su sissetulek sõltub täpselt sellest, kui palju sa ise rabeled, kui hea on see sektor, kui suure potentsiaaliga on see sektor, kas sul on võimalik oma äri 2-kordistada, 3-kordistada, 10-kordistada, tekib juba küsimus. Ja meie ühel hetkel saime aru, et oma hobusetalli businessiga, isegi kui meil oli välja arenemas Eesti üks suuremaid nii-öelda hobuse hotelli kontseptsioone, me saime aru, et meie sissetulekul on piirid ja kui me hakkasime ennast võrdlema teiste hobusekasvatajatega, kes olid selles äris olnud 10, 20, 40 aastat, sest kui me hobuseid ostsime, me sõitsime palju ringi ja mida rohkem ringi sõitsime, seda rohkem me saime aru, et me tahame teha midagi muud kõrvale, sest see talli business on, esiteks ta oli meid läbi põletanud, tervisetoit tuksis ja nii edasi, ehk peale raamatu lugemist tekkis küsimus, kuidas saaks liikuda kvadrandi paremale poolele, et ehitada üles passiivne sissetulek, et oleks ühel päeval võimalus investeerida, kus raha hakkab tegema raha. Ja Kiyosaki ütleb, et äriomanik oled sa siis, kui sul on vähemalt tiimis 500 inimest, kas sul on siis otsemüügiettevõte, kas sa oled suur ettevõtte juht, kus see süsteem hakkaks ennast ise üleval pidama, ei ole niimoodi, et kui sina väike ettevõtjana lähed puhkama 2 näiteks nädalaks või 2 kuuks, siis tavaliselt väike ettevõtja sissetulek on 0. Äriomanikul ei ole 0. See ettevõte kasvab, ta on stabiilne ja teised inimesed teevad seda tööd seal ära, kui me räägime tavaärist. Ja Robert Kiyosaki ütleb ka seda, et tegelikult üks mooduseid liikuda kvadrandi vasakult poolelt paremale, tekitada passiivset sissetulekut on ka otsemüük. Otsemüük on ka Zinzino ja tegelikult Zinzino on täiesti tavaline frantsiisi äri, mis annab inimestele võimaluse riskivabalt tekitada omale lisasissetulekut. Ja mina olen alati olnud nagu seda meelt, et pigem teha inimestega koostööd, mitte see, et üksi rabeleda. Ma näen täna nii palju inimesi, kes on suurepärased nagu isiksused, coach'id, tervisevaldkonna inimesed, iluvaldkonna inimesed, aga kõik pusivad kuskil üksinda oma selles sektoris. Tihtilugu see konkurents on veel nii karm, hinnad pekstakse alla ja väga raske on nagu kasvada. Et mulle kindlasti üks asi, mis kogu selle Zinzino ja otsemüügi juures meeldima hakkas, oligi see, et meeskonnatöö, erinevad koolitused, kogukond ja sul on võimalik koos midagi luua, sa saad erinevaid ideid koos teiste inimestega nagu põrgatada, kuidas saada paremaks, kuidas liikuda edasi ja näiteks siin on ka Boltid, Amazonid, Airbnb, samamoodi suured rahvusvahelised kontsernid, kus sul on võimalik siis nende ettevõtete platvorm ära kasutada oma äri ülesehitamiseks. Näiteks Airbnb-ga olen meie tänaseks koostööd teinud, ma ei tea, mingi 7 või 8 aastat juba, kus sa panedki oma talu, need erinevad rantsuhooned oleme pannud üles renti, klient tuleb, klient saab suurepärase teenuse, Airbnb võtab oma vahelt tasu, meie saame ka oma küsitud soovitud tasu, ehk et ehitada nagu erinevaid passiivse sissetuleku mooduseid, tegelikult maailmas on väga palju. See võib olla kinnisvara, see võib olla otsemüük, see võib olla investeerimine,
kui sa oled super, ma ei tea, laulukirjutaja või laulad mingi võimsal laululinti, teenid selle pealt passiivset tulu, kui sa oled kõva kirjanik, kirjutad maailmas populaarseid raamatuid, anna aga minna ja passiivset tulu järjest tuleb. Aga Zinzino on loonud siis ülemaailmse nii-öelda online veebikeskkonna, turustamaks siis maailma tipptasemel testi- ja teaduspõhiseid tooteid. Kui me räägime sellest, et frantsiisiärid reeglina on väga kallid ja meil eelmine nädal tuli ärisse üks väga kihvt ettevõtja, kes on ka väga palju aastaid toimetanud kinnisvarasektoris, ostnud ühe väga põneva ärikontseptsiooni frantsiisi, kuhu ta lõpuks mattis sisse 190 000 euri. Ehk et enamus frantsiisiärid maksavad 10 000, 100 000 ja veel suuremaid summasid, samal ajal kui Zinzino on ettevõte, kes on tänaseks turul olnud 20 aastat, ta on ehitanud ülivõimsa toodete kontseptsiooni, ta on üks kõigi aegade kõige edukaimaid Rootsi aktsiabörsi ettevõtteid, kes on investeerimishuvilised. Minge vaadake Zinzino brändi, mille on üles ehitanud Örjen ja Hilde Sääle, kes on ka siin all näha. Täna meie ettevõte tarnib tooteid 100 riiki üle maailma ja ettevõte on loonud nagu nii võimsa tugivõrgustikku, et meil on peakontorid üle maailma palju. Ettevõttele on peaaegu igas maailma jaos on erinevad müügidirektorid, kelle roll on aidata siis Zinzino partneritel või esindajatel oma ärisid nendel turgudel käima saada. Ja see käib kogu aeg siuke nagu üksteisega koos arenemine, koostöö. Ja see on olnud ülipõnev teekond kõik see 15 aastat, mis me peaaegu oleme nüüd tänaseks juba Zinzinos olnud, et kui ma mõtlen selle 15 aasta peale või kui teie mõtlete täna oma viimase 50 või 15 aasta peale, küsige endalt, kui kiiresti see aeg on läinud. Kui kiiresti see aeg on läinud. Ja ma usun, et paljud täna mõtlete, et mul on lapsed on juba täiskasvanud, alles nad olid põnnid, Ja nüüd küsige endalt, et kas ma olen täna oma elus seal, kus ma lootsin või mõtlesin, ma olen 10 aastat tagasi ja ma võin kihla vedada, enamus meist tegelikult ei ole. Nüüd küsimus on, mida teha, et tuua muutus? Mida teha? Ja ma arvan, et kogukond ja siuke nagu ühiselt edasiliikuv jõud ja keskkond on kõige parem üldse, et tuua tegelikult mingit muutust oma ellu. Liiga paljud inimesed pusivad üksinda ja üksinda pusides me käime nagu Ameerika mägedel üles alla ja lõpuks pigem inimesed jäävad sinna alla. Nad lõpuks lihtsalt väsivad ära, neil kaob usk ära, et ma olen võimeline lööma läbi. Ma enne korra rääkisin nendest erinevatest frantsiisidest, kus nad maksavad 10, 100 000 ja veel rohkem, siis Zinzinol on olemas selline ärifrantsiisi kitte, kus inimene saab kogu oma pere jaoks vajalikku toodete portfelli, et saada tootekogemus 10 testi, et testida ära kogu enda perekond, enne testid, pärast testid, sõltub, kas teil peres on teil 2 liiget, 3 liiget, 4 või 5, et teil on võimalik 5 pereliikme peal näha, kuidas need tulemused siis muutuma hakkavad. Kogu selle frantsiisiga tegelikult inimene saab tooteid laias laastus 3400 euro eest ja Zinzino pakub partneritele ka koolitusplatvormi juurde. Ta pakub partneritele võimalust iga 4 kuu saada endale lisatest tasuta ja kui partneril endal on autoship peal, ehk tal tuleb endal tooted ja partneril vähemalt 4-10 klienti ja siis ta saab oma toote igakuiselt tasuta, olgu see siis näiteks premiumõli, olgu see iga 4 kuu see test või koolitusplatvorm ja kui te aastaga kokku teete 25 tootemüüki, siis 12. kuu lõpuks või 13. kuul teile makstakse kogu see alginvesteeritud summa ka veel tagasi. Teid on koolitatud, me oleme tooted saanud ja me oleme raha teeninud ja me saame investeeringu tagasi ka. Ehk et see on see, mida täna Zinzino pakub. Kuidas see müügipool käib, kui nüüd keegi otsustab, et ma tahan Zinzinole anda enda jaoks võimaluse, siis selleks, et üldse aru saada, mis see Zinzino on ärilise potentsiaali mõttes, siis siin on näha, kuidas Zinzino on tegelikult kasvanud aastast 2005 ja eelmisel aastal ettevõte jõudis 300 miljoni euroga käibeni ja selleks läks ettevõttel aega 20 aastat. Kui me vaatame seda, kuidas Zinzino viimased 3 aastat kasvanud, millised turud on jõudmas momentumisse, siis täna Zinzino prognoos on see, et aastaks 2028 jõuab Zinzino juba miljardi euro ettevõtteks.
Ma enne korra mainisin, et Zinzino on üks kõige aegade, kõige edukamaid Rootsi aktsiabörsi ettevõtteid, siis Zinzino aktsia tänaseks on kasvanud üle 10 000% võrreldes selle aega, kui ta omal ajal tuli turule. Ja nüüd mõelge, kui Zinzino on kasvanud 300 miljoni euro ettevõtteks ja ta jõuab miljardi ettevõtteks, ühel hetkel 50 ja nii edasi miljardi ettevõtteks, mõelge, mis on selle aktsiapotentsiaal. Ehk et mis mina olen teinud, peale seda, kui mu naine ja laps said tervised korda aastast 2013, ma olen iga aasta investeerinud Zinzino aktsiasse, sest ma usun sellesse, et Zinzino muudab kogu arusaamist otsemüügist, kogu arusaamist tervisest ja kogu arusaamist testi- ja teaduspõhisest toitumisest. Ja kui te täna mõtlete näiteks selliste brändide peale, nagu olid omal ajal Nokia ja Apple, üks ettevõte läks muutustega kaasa, teine läinud, Nokia on täna turult kadunud. Kui me võtame näiteks Tesla, mina 2013 ei teadnud mitte midagi sellisest brändist nagu Tesla, täna on üks maailma juhtivaid autotööstusettevõtteid, siis mõelge, mis juhtub Zinzinoga, kui Zinzinost saab globaalselt tuntud mitme miljardi euro käibega ettevõte. Ma usun seda, et 5–10 aasta pärast me oleme olukorras, kus inimesed pöörduvad meie poole sooviga teha testi, küsida, kust ma saaksin seda toodet või seda, et ma soovin sinuga koostööd teha. Ja enda kogemusest ma võin öelda, et viimasest 10 koostööpartner, 10 ma liialdan. Ma arvan, et umbes viimasest 6–7 koostööpartnerist, kes on mulle isiklikult olnud, on pooled muga võtnud ise ühendust. Fredi, kuule, räägi mulle, mis see Zinzino on, kuidas see käib, kuidas ma saan oma tervist parandada. Ja üks viimaseid partnereid, kes tuli, ütles mulle niimoodi, Fredi, mul võib olla kinnisvarasse investeeritud palju raha, aga mul ühel hetkel tervist ei ole, siis mul tegelikult ei ole midagi. Ehk et ma näen väga selgelt, kuidas inimesed täna järjest rohkem panevad tegelikult rõhku enda tervisele, sest tervis on ikkagi A ja O. Kui sul tervis on korras, siis on sul energiat ka ehitada oma ärisid, reisida oma perega ja nii edasi, et tervis on vaieldamatult kõige olulisem. Ja kui inimene on selle frantsiisi ostnud, siis tegelikult iga inimene saab ise nagu otsustada, kuidas ta tahab seda äri teha. Ei ole ühtegi kohustust, Zinzino pakub ainult võimalust. Me võime keskenduda sellele, et näiteks kui kellelgi on täna oma tervisebränd, on ta siis ilumaailma inimene, on ta tervisemaailma inimene, on ta personaaltreener, et kui sul on nagu kliendid täna juba olemas ja sa näed, et sa saad neile läbi Zinzino toodete pakkuda lisaväärtust, siis iga müük, mida sa partnerina teed, sa teenid raha. Alguses partner teenib 10% iga müügi pealt ja see protsent läheb kuni 30% välja. Kui inimesel on aastaga ära tehtud see 25 tootemüüki, inimene saab oma alginvesteeritud summa tagasi, aga 25 tarbija pealt hakkavad erinevad boonused järjest kasvama. Passiivne tulu 100 eurot, 100 eurost tasuta tooteid, pluss veel ise Zinzino for free, kui inimesel on juba näiteks 100 tarbijat, seda teenib juba pluss miinus 1000 eurot kuus, pluss siis veel palju tasuta tooteid ja nii edasi. Lisaks, Zinzinol on ka üliäge nagu erinevate boonusreiside programm ja kui näiteks partner on ära teinud 200 klienti ja ta hoiab seda 200 kliendi käivet aktiivsena seal laias laastus 4 kuul, siis ettevõte premeerib ka seda partnerit ägeda boonusreisiga. Me äsja tulime tagasi Balilt ja järgmise aasta reis toimub siis Tenerifele, Hard Rocki hotell, ülikihvt koht, et kes kuulab nagu külalisena täna siin, et on ka erinevaid teisi võimalusi reisile kvalifitseeruda, et kellel reisimine meeldib, küsige selle inimese käest, kes teile täna seda linki jagas või saatis teile seda salvestust kuulama. Ehk et te võitegi keskenduda ainult müügile, nii nagu tavatraditsiooni äri, keegi müüb lilli, keegi müüb, ma ei tea, toole, keegi müüb mööblit. Siin me pakume inimestele võimalust tervist parandada ja iga müük, mis sa teed, teenid raha. Täiesti tavaline traditsiooni äri, nii nagu iga teine äri. Kui sul on aga ambitsiooni rohkem, kui teenida see 1000 või 2000 eurot lihtsalt toote müügi pealt, sul on võimalik ehitada ka oma meeskondi, sul on võimalik kaasata oma tiimi ägedaid sõpru, kellega sa tahaksid koos seda teha. Ja kui sa hakkad meeskonda ehitama, siis siin on hoopis teised sissetuleku võimalused. Ja kui sa praegu vaatad seda karjääritabelit, siis vaata, mis oleks nagu see summa, mis sind inspireeriks elus tegema seda muutust, et sa oleksid valmis siia panustama esialgu 10–15 tundi nädalas.
ma võin öelda, et kui sa oled valmis panustama siuke 10-15 tundi nädalas kvaliteetset aega Zinzinosse, suure tõenäosusega sa jõuad siukse 9 euro teenistuseni. Võib-olla ka 1400 euro teenistuseni. Kui sa tahad aga ühel päeval teenida Zinzinos 4000, 10 000, 20 000 või 50 000, siis ilmselge, et sa pead võtma fookust rohkem Zinzino peale ja kui mina omal ajal seda karjäärivõimalust nagu nägin, siis mind inspireeris Teemanti sissetulek ja kui ma ühel hetkel nägin, et Eestis inimesed päriselt teenivad Zinzinoga 4000 eurot, siis mul oli ainult küsimus, mis ma selleks tegema pean, et ise sinna samma jõuda. Ja ma hakkasin tööle ja mul läks aega ühel hetkel 8 kuud, et see ära teha. Täna mul on tiimis üle 40 inimese, kes on jõudnud Teemant tasemele nii Eestis kui välismaal. Ehk absoluutselt igal inimesel on see võimalus olemas. Selleks, et jõuda Teemantiks või selleks, et jõuda executive'iks või ambassadoriks või presidendiks, on väga oluline keskenduda ühele lihtsale sammule. Ja see esimene, kõige lihtsam ja kõige olulisem samm on 2+4. Mida see tähendab? See on esimene tase ehk pronksi tase. Sellega inimene teenib oma esimesed 600 eurot. See 2+4 tähendab seda, et inimene on kaasanud tiimi samamoodi 2 partnerit, kes on võtnud selle 1200 eurose frantsiisi ja on teinud 4 tootemüüki. See on siuke esimene samm. Nüüd kogu ülejäänud töö käib selle sama esimese sammu kopeerimises ehk aitamises ka ära teha oma tiimi liikmetel. Kui te nüüd vaatate seda ülemist pilti, see A ja B, kui te aitate omal 2 partneril, näiteks, toome näiteks, te täna alustate Zinzino äriga ja te olete nii-öelda see ringikene you ehk sina aine. Kui sa teed ära oma A ja B ja näiteks kuu lõpuks 10 klienti ja sa aitad oma A-l ja B-l teha ka vähemalt 4 klienti ja 2 partnerit, siis sa oled tegelikult selle kuu lõpuks juba suure tõenäosusega executive taseme saavutanud ja kui tavaliselt teenitakse 4 kuu tööga 2500 eurot, siis sellel kuul on käimas Zinzinol väga erilised kampaaniad ja sul on võimalik, kui sa täna nullist alustad selle sama ülemise pildiga A+B, mõlemale 4 klienti, 2 partneri, ise 10 klienti, sa teenid üle 3000 euro. Kui tahad teada täpsemalt, kuidas seda teha, küsi jällegi inimese käest, kes suga linki jagas. Aga see kuu on Zinzinol käimas väga erilised kampaaniad. Ehk et Zinzino pakub sulle võimalust tarbida, müüa või tiimi ehitada. Ja tiimi ehitusega on võimalused alati suuremad. Ehk et ülilihtne kontseptsioon. Tarbi, saa hea kogemus, soovita, saa oma tooted tasuta ja kui sa ehitad piisavalt suure meeskonna, võid sa saavutada tegelikult absoluutselt kõik oma kõige kreisimad eesmärgid, unistused, kui sul on lihtsalt seda järjepidevust, kindlasti valmisolekut õppida, ega ükski suur edu ei tule üleöö. Ja üks asi, mida mina olen elus aru saanud, siis on see, et kui me teeme elus tähtsaid ja suuri otsuseid, siis need on ka need, mis lõpuks aitavad tuua ellu mingit muutust, et me tihtilugu valime selle mugavama tee, selle mugavustsooni, sest me oleme seal väga kaua olnud, aga uskuge mind, selles mugavustsoonis on lihtne olla, aga lõpuks see viib meid läbi põlemiseni. Ehk et kui me täna ei ole oma eluga rahul ja me tahame mingit muutust, siis tee endale otsus ja Zinzino ei ole midagi muud, kui me mõtleme, mis see Zinzinos tegelikult on. Hooli oma tervisest, hooli oma pere tervisest, aita teistel hoolida nende tervisest ja aita teistel inimestel ehitada äri nagu ja sa saad reisida, sa saad elu fannida ja ma usun, et läbi Zinzino, kui sa nüüd mõtled seda, et kas siin on mõni eesmärk või mõni siuke asi, mida oma elus muuta, parem tervis on garanteeritud, kui sa tooteid kasutad. On sul rohkem vaba aega, kui su sissetulek kasvab, ilmselgelt sul hakkab tekkima rohkem vaba aega. Kas on võimalik saavutada finantsiline vabadus? On võimalik saavutada finantsiline vabadus, kui sa pingutad. Ja mina näiteks olen 13 aastat investeerinud ka aktsiabörsidel ja muidugi ma olen võib-olla natuke hull, ma olen kõik pannud ühte patta, aga siiamaani on see olnud täielik jackpot. Kas sul on võimalik oma äri luua Zinzinoga? Absoluutselt, sest kui sa Zinzinot koostööd alustad, sa peadki oma OÜ avama, siis me pakume turundusteenust Zinzinole ja kõik su sissetulekud kantakse tulevikus sinu ettevõtte kontole. Kas lisasissetulek on võimalik? On võimalik. Kas reisid on võimalik? Zinzinos võimalik ja tasuta ja maailma kõige ägedamatesse eksklusiivsetesse hotellidesse. Kas uusi tutvuseid tuleb? Tuleb. Kas isiklik areng on? On. Sest ilma isikliku arenguta tegelikult elus muutust ei tule. Et see on üks asi, mis hoiab enamus inimesi tegelikult kinni, miks nad ei liigu oma elus edasi. Nad on jäänud kuskil oma sinna mugavustsooni.
teiste inimeste aitamine, kui me aitame inimestel paremat tervist saada, ilmselgelt me aitame inimesi, on ju, muretu pension. Selle muretu pensioniga oli sihuke äge lugu, et ma olin kuskil Läänemaal olin kohtumist tegemas ja ma küsin inimeste käest, küsisin, noh, ma olen enamus on tulnud läbi küsimuste, et mis on teie eesmärgid ja siis üks naine ütles, kes oli pensionipõlvel väga lähedal, ma tahaks muretut pensionit. Ma küsin, mis see tähendab nagu? Ütles, no see pension, mis täna on, see on täpselt sihuke, et nagu elad ära, aga tegelikult nagu reisida väga ei saa, järgi nagu midagi väga ei jää, on ju. Et ma arvan, kui sa täna kui su pensioniiga veel on piisavalt kaugel, sa jõuad oma Tsinsino äri niimoodi üles ehitada, et sul on ka muretu pension. Kas on võimalik uus kodu luua? On võimalik. Kes tahab vaadata, võite minna vaadata Facebookis sellist lehte nagu Kilgi Rancho ja kui te näete neid palkmaju seal, meil on erinevad 3 palkmaja on ehitatud, kõik on ehitatud tegelikult laenuvabalt suuresti tänu Tsinsinole. Ehk et te võite ehitada ka ja luua oma unistuste kodu. Mentor, kas on võimalik leida uut mentorit siin Siinas? Absoluutselt on võimalik, et kogu selle äri mõte on nagu see, et kui sa tead, kuhu sa tahad liikuda oma elus, on see siin Siinas, on see mujal, siis alati küsi nõu selle inimese käest, kellel täna juba see on olemas või see inimene on sinna teel, kuhu sina tahad minna. Kõige hullem, mida teha, on küsida nõu inimese käest, kes ei saa oma eluga hakkama. Et alati valige, kelle käest elus küsite nõu. Ja väärtust loov ettevõtlus, absoluutselt, et kui me aitame inimestel parandada nende tervist, me aitame parandada inimeste finantse, siis ilmselgelt me loome väärtust. Ehk mulle tundub, et Tsinsino tegelikult aitab praktiliselt kõik need kastid nagu ära katta ja kui sa täna mõtled kogu selle jutu peale, nende toodete peale, selle võimaluse peale, koostöö peale, kogukonna peale, siis usu mind, tegelikult on suure tõenäosusega ka sinu sõprusringkonnas väga palju inimesi, kes on täna suht samas seisus võib-olla, et nad tahavad mingit muutust, aga nad ei tea täpselt, kuidas seda teha, on siis parem tervis, on see paremad finantsid. Ära karda, mine saa sõpradega kokku, istu maha, tee sauna, aruta. Praegu on suurepärane teha, mine kalale, mine grillima, kutsu järgmist teisipäeval, kutsu inimesi kuulama. Et tegelikult kõik on ainult puhtalt meie endi kätes ja ma näen nagu nii palju nii ägedaid inimesi, kes kahjuks täna ei kasuta oma potentsiaali ära. Et ma usun sellesse, et kui me Tsinsinos nagu üheskoos pingutame, me oleme tänaseks Eestis teinud 19 000 testi, 50 000 testi on aja küsimus. Ja küsimus on, kas me teeme see järgmised 30 000 testi, kas me teeme ära selle 30 aastaga või me teeme ära selle 3 aastaga, see tehakse ära niikuinii. Ja kui me mõtleme selle peale, mida Tsinsino teeb, kogu see toodete kontseptsioon, arendus, siis tegelikult on siin nii võimas ärikontseptsioon taga, et lihtsalt endal peab olema sükest nagu, no võiks öelda sükest nagu nälga peab olema. Kui nälga ei ole, siis tegelikult elus mitte midagi ei juhtu ja kui sa paned omale eesmärgid, siis pane need eesmärgid siuksed, et sul tekib endal ka väike nagu hirm, et kas ma saan hakkama, et mina olen elus mitut suurt eesmärki pannud ja mõlemal juhul mul tekkis siuke tunne, et kas ma saan hakkama. Esimene oli Talli-kompleksi ehitus, kus me võtsime üle 1 miljoni kroonised laenud, pärast võtsin ennast veel töötuks, sest ma sain aru, et mul tööl käia on kallim kui palka maksta ja teine oli seesama see palkmajade kontseptsioon ja kindlasti see palkmajade kontseptsioon on sellepärast tulnud ellu, et Tsinsino see otsemüük ja maailmas reisimine on mu silmaringi nii palju laiendanud, et ma olengi hakanud nagu suuremalt unistama. Ja kui mina olin 5-aastane poiss, pidin käima taarat korjamas tänaval, et osta omale jäätist ja limonaadi, siis mina otsusin, ma tahan oma lastele paremat elu nagu pakkuda. Ja ma usun, et ma olen seda suutnud neile pakkuda ka. Et mõtle, mida sina oma elult tahad ja kui sa näed, et Tsinsino aitab siin mõne kasti sinu jaoks ära täita, siis anna endale võimalus ja kasuta selle kuu Tsinsino suurepäraseid kampaaniaid, mis on hetkel käimas ja näeme juba õige pea. Nii et mina tänan ja kõigile mõnusat päikselist päeva jätku.